Mina räägiks üldiselt suhteliselt lühidalt Eesti filmipäevade programmi kokkupanemise aluseks sai esiteks Peetri poolt ära mainitud teatepulk, kus me üritame noori ja vanu omavahel sõbrunema sobitada, aga on teine verstapost veel, nimelt üks parimaid Eesti filmi näitlejaid, Ervin Aabel, oleks saanud sellel aastal 80-aastaseks. Ja et teda väärikalt meeles pidada, siis kohe filmipäevade avapäeval me näitame sellist klassikalist muhedat komöödiafilmi nagu Mehed ei nuta ja see seanss on tasuta kõigile. Siis ülejäänud programmi kohta oskan ma ainult nii palju öelda, et kuna meil on 4 erinevat alateemat igal päeval, siis kogu programm on pandud kokku niimoodi, et inimestel, kellele pakuvad huvi kas keelatud filmid, kammitsetud filmid või mingi muu alateemaga seotud filmid, neil on võimalik neid siis vestlusõhtust järgmisel päeval kinolinal ka näha. Ja mis Andreas mainis, et me oleme sellel aastal rohkem majast väljas, siis ka Sahhis toimub 2 eri üritust, üks neist on tasuta, teine on selline pisut keelatud filmi näitamise õhtu, kus ei ole klassikalisi kinopeleteid, aga selle kohta ma soovitan jälgida reklaami meie kodulehel või siis Facebookis. Et Eesti film 100 raames on meil võimalik vaadata 2 huvitavat asja. Esiteks esilinastub film Ulmekino Laineharjal, mis on film sellest, kuidas tehti filmi Hukkunud alpinisti hotell. Ja selle seansiga me näitame ära ka uuesti taastatud filmi Hukkunud alpinisti hotell. Läks küll kordamiseks, aga nii ta on. Üks oluline asi jäi mul ennist mainimata ja see nimelt on see, et Kinoliidu seeniorite ühendus on kokku pannud ütleks siis arhiivifilmidest sõltumatute filmide alla klassifitseeruva kogumiku 4 Valeria Anderson-Käsperi filmist. Need on väga huvitavad, ma tõsiselt ja südames soovitan teil neid vaatama tulla. Et see oleks minu poolt kõik.